Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas toimetada see pall edukalt läbi rõnga niimoodi, et palli ise käega ei puutu. Laua peal on selleks 3 küllaltki tavalist objekti. Meil on kasutada näiteks kummist pall. Selle abil on võimalik rannapalli näiteks põrgatada ja sedasi palli liigutada nii, et ma seda ise ei puutu. Kuid, nagu näha, on see kontroll küllaltki keeruline. Seega tuleb katsetada midagi muud. Teise asjana on laual grilltangid ning nendega on võimalik pallist kinni võtta ja kui neid paraja jõuga suruda, siis püsib pall siin vahel. Kui me liiga tugevasti vajutaks, on oht, et pall läheb katki ning ülesannet tuleb seetõttu uuesti alustada. Grilltangidega on meil aga selline mure, et kui me tahame seda palli rõngast läbi panna, peame siit läbi panema ka grilltangid. Ja kui see rõngas oleks näiteks kõrgemal, siis oleks seda teha märksa keerulisem ning seetõttu võib see meile palju aega maksma minna. Seega kasutaksin ka grilltangi tasemel midagi muud. Ja antud ülesandes ehk põnevaimaks vahendiks on see aku lehepuhur. Esmane mõte võiks olla, et lehepuhuriga puhuda palli nii, et seda puhurist eemale suunata. Kuid siinkohal teeme me tegelikult ühe väga huvitava füüsikalise katse. Nimelt saame me demonstreerida Bernoulli printsiipi, mille kohaselt on liikuvas õhujoas õhurõhk madalam kui selle õhujoa ümber. Kui me paneme selle puhuri siia alla ning tööl lülitame sisse, siis teatud õhukiirusest alates hakkab see õhujuga palli kandma ning me võime palliga liikuda ilusti läbi rõngasta. Ja sedasi vägagi lihtsalt ning stabiilselt on meil võimalik rada läbida. Seda muuseas ka näiteks sellesama aku lehepuhuriga joostes. Seega on tegemist antud ülesande jaoks kõige kiirema variandiga. Ja täpselt nii lihtne ongi liigutada palli, seda ise puutumata.